No tšau, seda osa alustame siis juba Austraaliast. Viimase video lõpus oligi meil vist 25. juuni ehk siis üks päev enne äralendamist. Ja kuna reis kestis kokku 36 tundi, meil oli 3 erinevat lendu ja nii palju lennujaamades vahtimist, siis tegelikult seda me nagu filmida ei viitsinudki. Tulime Austraaliasse ära, kohanesime mõned päevad ja nüüd siis võib-olla oleks aeg, et teile ka midagi näidata siit. Aga on meil siis 1. juuli, tegelikult jõudsime Austraaliasse juba kohale 28. ehk siis laupäeva hommikul kohaliku aja järgi kell 9. Ehk siis Eesti aja järgi oli see midagi kell 2 öösel. Ja täna on siis meie 4. päev siin. Mina ise olen siis sellises kohas nagu Loganlea. Võib-olla eksin hääldusega, kui keegi teab paremini, siis võite mind parandada. Aga on ta siis Brisbane'i külje all, üks 40 kilomeetrit äkki eemal. Ja sõbrad on siis Brisbane'i linnas sees mingis backpackerite majutuskohas, et lihtsalt me ei leidnud kahjuks ühtegi kohta, kuhu me oleks saanud kolmekesi kohe ööbima minna. Aga üldmooli on nagu äge, siiamaani on kõik hästi. Võib-olla see sisseelamine ja ajavahe on natukene veel paigast ära, et kippus siin esimesed ööd olema nii, et läksid nagu Austraalia kella järgi normaalsel ajal magama, aga ärkasid siis mingi kell 3 üles öösel täiesti toima koha pealt. Ei teagi täpselt miks. Ja siis kui uuesti magama läksid, siis ärkasid nagu päeval suht hilja, sest et nii hull väsimus oli peal. Aga mis me siin üldse siis teeme? Hetkel tegeleme oma paberitega. Kui nendega saab ühele poole, siis saaks juba tegelikult tööle ära minna. Et kindlat töökohta meil muidugi ei ole, aga tegeleme siis selle otsimisega ja saadame enda CV-sid laiali. Ja ühtlasi otsime samal ajal ka endale autot, et oleks võib-olla veidi mugavam ja parem liigelda siin. Aga mis ma siin toas ikka rohkem räägin, et lähme vaatame võib-olla ringi ja näitan midagi siis huvitavamat. Kell hakkab vaikselt meil 11 saama. Hakkab vaikselt lõuna kätte jõudma ja tegelikult Eestis on see kell meil siis 4 öösel. Lihtsalt võrdluseks siia vahele. Aga mõtlesin, ma käin vahepeal poes ära, et jõin hommiku kohvi ära siin mingi 8-9 vahel juba, aga nüüd tunnen, et tegelikult õht on ikkagi natuke tühi ja kuna ma siia endale külmkappi midagi suurt süüa pole ostnud veel, siis lähen vaatan siia lähedale poodi, et mingi väikse näksi võtta. Aga nagu ikka, siis siin on need parempoolse rooliga autod ja eluaeg ise ikkagi vasakpoolse rooliga sõitnud ja vasakpoolses liikluses, et siis on siuke suht põnev see ümber harjumine, aga sellega oligi naljakas, et esimene päev ma olin vähem kui 24 tundi Austraalias olnud ja perenaine siis andis mulle võtmed, et kuule, sõita oskad ja kas sul load on, et tahtis kuskile komedi üritusele minna, et äkki sa viid mind ära, et siis saad harjutada siin parempoolses liikluses sõitmist. Mõtlesin, et okei, et nii väga vahet ei ole, et varem või hiljem ma pean seda tegema, et proovime siis ära. See oligi, et kujuta ette, mingi kell 9 hommikul jõudsin ja lennukiga, see kell võis olla siuke mingi 7 või 8 õhtul. No siin läheb hästi vara pimedaks ka praegu, sest talv on. See oligi kott pimedas, istud siin kuradi parempoolse rooliga autos, mõtled, et davai, vist saan nagu hakkama. Eks ilmselgelt mingid manöövrid olid juba sellised, et oleks nagu siis keeranud valesse sõiduritta, et automaatselt lähed ikka nii, nagu see Eestis oled harjunud minema, aga siin sa pead kõike vastupidi tegema, pluss siis see ka, et parempoolse rooliga autol siis on suunatulekank ka teisel pool. Et siis see oli natuke harjumatu. Ja ma ei teagi, ega siin muud nagu väga midagi polnud. Esimeseks autoks anti mulle siis sõita siin siuke huvitav asi nagu Ford Falcon. Need Eestis vist väga ei liigu nii palju, kui ma vähemalt ise tean. Et meil nad pigem on vist mingi Ford Mondeod, ma arvan äkki. Ja Austraalia puhul on see ka huvitav, et siin on hästi palju bensumootoritega autost, et väga paljud inimesed nagu diisliga ei sõida. Ja bensiinimootoritega on jällegi see, et hästi suured bensumootorid
Näiteks see ka on mingi V6, ma ei kujuta ette, kas ta on 2,5 või 3-liitrine. No muidugi esivedu ja automaat, sest et automaat on vist Austraalias mingi põhiteema. Ja nüüd olen vaadanud siin mingid autost, mida endale osta ka, siis ikkagi enamus, mida pakutakse, on siuksed V6 ja V8 ja ikka siuke 2,4 liitrisest alates bensukad. Et siin see bensuliitri hind on tegelikult suht mõistlik. Ma eile käisin tankisin seda autot ka, siis panin siia mingi 20 liitrit bensiini ja maksin sellest äkki siis eurodes 19 eurot. Ja mis ta võis olla siis äkki $30, Austraalia dollarit, midagi sellist jäi vist. Siuke 6 pakk õlut, Heineken, mis ta oli $24 ehk siis mingi 13 euri või. Need on esimesed õlled, mis ma siis Austraalias ise poest ostsin. Lihtsalt sellepärast, et kõigepealt tahtsin teada, mis alkohol maksab üldse. Ja tegelikult nagu võiks mõne õlle võtta ka. Aga nagu sa näed, siis on jälle õues pime. Ja põhjus väga lihtne. Otsime tööd ikka veel endiselt. Ja siis päevad läbi põhimõtteliselt istud toas arvutis. Õhtupoole läheb suht ruttu pimedaks juba. Ja siis nüüd ongi, et tuled jälle poodi ja ostad õhtuks koju süüa. Võib-olla mõne snäki ka ja ongi see päev läbi, et väga palju huvitavat praegu ei ole, aga loodame, et ikkagi järgmine nädal juba saab kuskile tööle ära, et siis on rohkem mida näidata teile. No tšau, ühesõnaga lugu selline, käisime Martinile autot ostmas, tulime siis Gold Coasti, leidsime siit ühe Honda CR-V Masteri, mida müüs siis mingisugune Kolumbia naisterahvas. Ja hind oli päris mõistlik, sellepärast et me saime kõik katusetelgi kaasa ja ühesõnaga matkavarustuse ja kõik, aga lihtsalt, et see nagu story, kuidas me seda autot ostsime või üleüldse kogu see protsess oli nagu nii debiilne tegelikult, sellepärast et alustame sellest, et Martin siis suhtles selle auto müüjaga läbi Facebooki, leppis seal kokku, et täna tuleme mingi lõunaaeg ala 12:01 vahel. Telefoninumbrit mitte midagi pole, lihtsalt meil on antud aadress. Läksime aadressile kohale, meil polnud selle auto müüja kontaktega mitte midagi, lihtsalt oligi Messengeris kokku lepitud, et okei, see aadress, see kuupäev, ma ei tea, see kell. Jõuame sinna, tuleb välja, et tegelikult on aadress üldse vale, et koputusime ukse peale, tuli mingi vanem mees välja, ütles, et tema ei tea just mitte midagi ja et tema aadressile on korduvalt saadetud mingeid inimesi autosid ostma. Siis me hakkasime juba mõtlema, et okei, see on nagu väga veider, et mis värk sellega on. Et lõpuks on mingi skämmeri, ei saagi autot osta. Ja leidsime selle auto siis mingi paar maja edasi üldse. Maja number 9 oli see, mis meile öeldi, tegelikult maja number 13 ees seisis siis auto. Ei tea, tiksusime seal mingisugune pool tundi julgelt, koputasime akendele, ustele igale poole, kedagi välja ei tulnud. Siis mõtlesime, et davai, et mis me ikka vahime seal, mingit vastust midagi ei saa, et lähme jalutame kuskile lähedale mingisse söögikohta, et sööme. Ja siis tegime mingi purksi putkas söögi ja siis lõpuks see autoomanik vastas, et ta tegi arvutustööd, et ta ei kuulnud meie, ma ei tea, koputusi ja ei näinud meie kirju ja mida iganes, tulge palun tagasi, et väga vabandab ja mida iganes. Siis läksime sinna tagasi ja siis tuligi välja, et mingi siuke noorem Kolumbia naine müüs siis seda autot, ütles, et ta on Austraalias olnud vist mingi 2 aastat, aga nüüd peab minema tagasi kodumaale, et sellepärast pane auto müüki. Tegelikult on nagu plaanis endale ka auto osta, aga siin on pangaga see teema, et kui sul on värske pangakonto ja sa teed mingit suuremat ülekannet, siis nad hoiavad seda ülekannet mingi 24 tundi kinni, nii et eilne auto ost läks mul sõna otseses mõttes perse. Täna sellele ja nüüd ma ootangi, millal see ülekanne siis lahti lastakse ja millal ma saan enda nii-öelda raha siis ühelt kontolt teisele. Siis ma võtaks selle raha sularahas välja ja siis mul on võimalik minna paari autot vaatama, et äkki leian endale ka midagi sobivat. Ja jah, siis võib-olla saab järgmine nädal farmi minna, aga vaatame jooksvalt, mis see päev toob meile,
et hetkel on kohvi joodud ja nüüd saab siis liikuma hakata. Tundub, et saan siis esimest korda manuaalkastiga autoga ära proovida siin. Et pole ka Austraalias enne manuaaliga sõitnud. Käigud kõik nagu õiget pidi, aga lihtsalt, et vale käega pean neid käike lülitama, et saab suht huvitav olema. Tulin siia Logan Centralisse, sest et mul oli sularaha vaja. Ja siin mul on siis väike hunnik, kes pole siis enne Austraalia raha näinud, siis see on riik, kus kasutatakse plastikrahatähtesid. Käes hoopis teine, siuke pole üldse euro moodi ja ka sarnane isegi. Võtsin väikse Red Bulli ka. Ja tegelikult nüüd ootan auto omaniku vastust, et saaks siis minna autot ostma, aga nagu ikka, siis Austraalia inimesed ei vasta, siis kui vaja on. Nojah, pikka hetk polegi. Tulime kängurusid vaatama. Ikkagi esimest korda Austraalias tahaks känguru korra näha. Enne käisime kuskil Koala Centeris veel koalast vaatamas ja siuke mõnus, rahulik, vaikne päev. Mõni kängur on. Martin ja Mari-Liis seal teevad oma videokõnet eestlastega ja näitavad teistele ka. Ja ega siin muud polegi. Mõnus on. Hommikupoole oli veits jahe, nüüd on juba täitsa siuke hea ilm. Näh, kui ta oli? Äge. Äge. Tere, oleks aeg vist teile väike house tour teha, näidata, kus me siis lõpuks elame. Et hetkel me oleme tagaaias, siin on meil siuke mõnus katusalune, kus siis saame niisama tiksuda, toolid juba laiali veetud, aga mingisugune gaasigrill ka, mingi uhke ja ilus asi ei ole, aga ajab täitsa asja ära ja töötab. Martin võitiski just grilli maha sealt ja hakkas sööma. Ma veel õhtut süüa ei taha, et see piileb. Aga mis seal ikka, siit aknast paistab juba natuke, siin on köögipool. Martin möllab minna seal.
siit saab ka tuppa, aga see uks on hetkel kinni ja siin on minu tuba. Ja siin on mingisugune kuulilaadne asi, aga see oli paksult taarat täis, et sinna meil väga asja pole. Aga kui me siit uksest tuppa ära läheme, siis pesuruum, siis meil on isegi piljardisaal, see on päris äge. Saab siin aastate Martiniga piljardit toksida. Siit aknast põhimõtteliselt näeme juba nende autosid, maja esine. Ja siin nagu rohkem midagi polegi. Läheme, see on kõik. Mees sööb. Siin saab süüa. Siin on koridor. Siin on ka üks tuba, mis on lukus. Seal elab keegi. Aga see keegi on praegu Eestis. Siin on sisehoov, siin on meie autod 2 tükki ja siis... Seal on peldikud. On peldik. No. Kui see enda auto kohta nii ütled. No. Mul on hea auto, värskelt värvitud stangerega. Jah, siin on Martini ja Marilise tuba. Siis siin on veel üks tuba, mis on tühi. Siin on minu tuba. Siin on vannituba ja vets ja ega midagi erilist polegi. Ruumi on, 3 olema, nii et ei kurda. Näitan maja eespoolt ka ära. Siin on maja sissekäik, siin on siis meie autod. Katusalune ja see värav käib ka lahti. Et see roheline asi on siin minu oma. Seal tagapool on Martini oma Honda CR-V. Ostsime katusetelgi eessedega. Et igaks juhuks saab seal telgis ka magada vajadusel. Ja siis siin on kellegi teise auto ja seal on üks BMW ka, mis ei ole meie oma, et tegelikult peale meie pidi siin veel üks eestlane elama. Aga ta hetkel vist on Eestis niimoodi, et siis me oleme 3. Ja siit maja tagant läheb siis samamoodi väike rada sinna maja taha. Et rohkem siin midagi huvitavat ja põnevat ei ole, et siuke üsna mõnus maja. Maksame siin circa $250 nägu nädala eest. Et keegi kunagi eestlastest on tulemas siia kanti Gold Coasti, siis Goldist mingi siuke poole tunni kaugusel Oxenfordis on siis siuke maja ülilanda Eesti inimeste poolt ja hästi ilusa asukohaga koht on, et ta tegelikult on kõrgel mäe otsas. Siit vist nii pole aru saada, ma võin korra vaadata, kas on näha. Aga kui nüüd siit kuskile liikuda ala poodi või kuskile minna, et siis ikkagi läheb korralikult mäest alla. Ja siin samas kõrval on siuke koht ka nagu Warner Studio, mingisugune siis teemapark. Ala mingi filmiteemaline siis Tivoli moodi koht. Ja siis selle nii-öelda elamurajooni nimi on siin Studio Village. Põhimõtteliselt nagu ikka video lõpus alles avastada, et tegelikult meil oli terve aja mingi gimbal ka olemas koos normaalse mikrofoniga, aga tuleb alles siis meelde, kui videot kokku editid. Meil ju jutt pooleli, miks me siia tulime? Miks me oleme siin? Miks me oleme siin? Sa mõtled nagu Austraalias? Või miks majas oleme? Majas oleme sellepärast, et Martini ja Marilisi hostel oli nii kallis ja polnud mõtet seda edasi maksta lihtsalt. Ja kuna tuli siuke pakkumine, nagu ta praegu on, hind oli nii palju mõistlik, et ma maksin üksinda täpselt sama raha, aga ma oleks lihtsalt olnud eraldi. Umbes poole tunni kaugusel, et siis mul oli lihtsam siia kolida ja kuna läks nii hästi, et see maja on hetkel tühi ka, siis saimegi 3 endale põhimõtteliselt suure maja. Ja. Full house. Suur maja. All included, aga internetti ei ole. All included internet. Ja õhksooja pumbapott on kadunud. Et kui maja omanik seda videot kunagi vaatab, siis ole palun kena. Õhtuti on päris hea. Tahaks seda õhksoojas pumbapulti ja internet oleks ka tore.
Ja see maja on aus, aga sa pead handyman olema, sest kõik asjad on katki. Jah. Me oleme parandanud duširuumis kätekuivatus riiuli ära, peldiku prilllaua oleme ära parandanud. Valamu ka, vesi jooksnud. Seda vist ei saanud korda, see vist jäi nii nagu teie. Mingi imelikul kombel vahepeal ei tule potti vett normaalse kiirusega. Niimoodi, et kui sa korra vee all peale lased, siis läheb pool tundi aega enne, kui sa saad teist korda vett lasta. Ei ole veel välja mõelnud, mis see probleem on. Umbes midagi. Väga puhas ja siis igasugused muid väiksemaid asju. Aga muidu on aus. Jah, no iga päev saab midagi teha. Esimene päev tulin siia, tegin selle klaasukse lahti, et siit kust taha välialal saada ja põhimõtteliselt võrk kukkus eest ära. 2 päeva hiljem avastasime, et oleks võinud selle kohe nagu tagasi tõsta, et on midagi rasket. Ja no vetsuuks ka oli nii ära või nüüd remontis sellega ära. Aga ei, koht on äge, rahalises mõttes on nagu mõistlik ja kurta ei saa. Ja nüüd siis see pahupool, et raha ei ole, raha ei tule. Teine nädal Austraalias mõtlesime, et tegelikult võiks nagu ruttu tööle saada, aga ei olegi nii lihtne. Mõtlesime, et oleme need eestlased, kes tulevad, löövad jalaga ukse lahti ja uks vaibaks ja mina olen siin ja andke tööd. Reaalsus on see, et tuled siia küll selle 5000 Aussie dollariga, mõtled, et sellest piisab. Ostad auto ja tegelikult sööd nuudleid. Ma ütlen ausalt, et kui autot ei osta, siis teile piisab sest 5000 kindlasti. Kui te olete nagu meie ja ostate endale esimese nädala lõpus auto, siis teile ei piisa. Et noh, Martin natuke valmistas rohkem ette kui mina, tema võttis natuke rohkem raha kaasa, ostis natuke kallima auto. Mina valmistasin veits vähem, võtsin natuke vähem raha kaasa, ostsin natuke odavama auto. Päeva lõpuks oleme samal vahes. Aga ei, noh, näpud põhjas veel ei ole, aga nüüd ikkagi suhtsike enam nagu väljas ei söö, et nüüd teed juba kodus süüa ja mõtled, et võiks juba tööle ära saada. Tegelikult, ja ma arvan, et ei ole hullu. No selle nädalaga. Põhimõtteliselt 2 enam-vähem poolkindlat kohta on olemas. Praegusest hetkest just vaatasime Pärtli video üle põhimõtteliselt igast klipist ütleb, et kohe lähme tööle, pole siiamaani tööle saanud. Jah, tegelikult ma samal ajal siin lõikan seda videot kokku, sest et siin suht huvitaval kombel isegi mõni inimene küsis, et millal teist osa näha saab, kui ma mõtlesin, et esimene osa oli nagu täielik siuke läbikukkumine. Et no näis, võib-olla nüüd äkki on seda julgust ja tahtmist rohkem midagi filmida, et Martinil on nüüd see gimbal ka, et siis saab vähe normaalsemaid asju. Mari-Liisi lihtsalt kaamerate püüd on suht võimatu. Räägin talle juba 3. päevad tema host-tuuri ja ta iga kord jookseb eest ära. Nagu hetkel näete, sest ta ka siin ei ole, ta läks välja jalutama, et ta ei taha ema, ma olen telekas olla, jah. Vahepeal tuli meil Backpacker Job Board. No näete, asi paranema. Tulge tööle. Ei, põhimõtteliselt meil on üks koht, kes täna helistas, ütles, et ta manager tuleb esmaspäeval tagasi, aga põhimõtteliselt saaksime minna 3 tööle. Mari-Liis on juba seal, ma olen, et täna mulle ütles, et ta läheb üksi tööle juba, et ei kannata oodata. Näh, võib-olla tasub nagu selles mõttes läbi mõelda see asi, et kui sa ikkagi tuled kas sõpradega, et siis kahekesi veel tööle saada on nagu mingigi võimalusega. Nagu üksi on kõige lihtsam tööle saada, kahekesi on ka lihtne, aga 3 juba natuke keerulisem. Kui inimesel rohkemgi 2, siis sealtmaalt hakkavad tegelikult mõned pihta, et ma olen kuulnud küll stories, et kuidas siin mõni vend läheb, ma ei tea, 5 ühte farmi, aga no see on mingi 100 see juhus. Väga ei saa. Apes together strong. Jah. Ma ei tea, jah. Kuidagi üritaks selle video lihtsalt siin kokku ära võtta. Võib-olla, ma ei tea nüüd. Tegelikult meil oligi lõpuklipp puudu, aga meie lõpuklipp on juba 6 meetrit pikk.
Kiire Te kõike kokkuvõte. seda 6 minutit ei näe, ma igaks juhuks ütlen, ma natuke klipin aga ei, selles suhtes ma ei tea, kui ruttu ega kiiresti me neid videoid jõuame teha. Kui kellelgi pärast on huvi ja keegi tahab vaadata neid, et siis pange mulle like, subscribe ja bell notification, et ma pean need laused ära õppima, see on see Youtuberi põhiteema. Sa lõikad need kohad välja, kus ma kehatan iga kord, see on lõpp on. Kui keegi viitsib count ida, siis lugege kokku mitu korda oma videosid naga. See on ka siuke, et seda on liiga palju. Pare siit sõna. Aga et, ja jah, jäi midagi veel või? Ei jäänud või jäi või? Kus me oleme, kuhu minna tahame? Kus me oleme? No, ma ei tea, vist sai mingi hetk mainitud, aga me oleme siis Gold Coasti külje peal, mis on siis Brisbane'ist, ma ei tea, palju see Gold Coast on, mingi tunni aja kaugusel äkki, võib-olla veits rohkem. Keskel umbes. Kulla ja Brisbane'i vahel. Mäe otsas. Praegu mõttes. Nojah, see on Gold Coasti ja... Kui sa tahad kellelegi öelda eestlasele, hästi lihtsalt ära seletada, kus sa elad, siis sa ütled, et sa elad Brisbane'i ja Kulla vahel mäe otsas. Kes teab Austraaliat, siis teab, mis on Kulla ja mis on Brisbane, aga põhimõtteliselt jah, umbes kuskil siin keskel paikneme. Koha nimi on Oxenford ja nii nagu ma kuskil mingis eelnevas klipis ütlesin ka, et siis Studio Village ja hästi ilus koht ja kus me minna tahame, tööle, farmi. Ma ei tea, rajoon pole kindel, koht pole kindel, mingeid piire endale pole ette seadnud. Suva, nii kaua kui auto sõidab, nii kaua just, küte on odav, senikaua kuni sul raha on. Et jälle kuskil eelnevas klipis mainisin, et kütuseliitri hind sõltuvalt tanklast siis mingi $1.6 alates liitri kohta ja kallimates kohtades siis 2,2–2,5 isegi. Soovitan valida, aga senikaua kuni sul papi on, siis pole hullu midagi. Raha eest saab asju. Raha eest saab kõikest. Tule välja see kaamera, et rääkime näoga. Miks? Näe, ei oska midagi rääkida. Sa lisad siia veel. Näitama ausalt silmi eest rahvale. Näitama ausalt silmi eest rahvale. Sest tuleb meie see lööklause. Intro. Ei, see on see outro. Outro. Jah, introt ja outrot teil ei ole. Võib-olla niipea ei tule ka. Nii fancy'd youtuberid ei ole. Nagu siin enamus teised, kui te kirjutate YouTube'i ja Austraalia vlog, siis hakkab sealt tulema mingi uhked videod. Simple man, simple video. Kogu lugu. Vaikselt areneme. Vaatame aasta pärast. On kuradi siuksed introd autost. Aasta pärast on jah. Käib juba tiimkaamerate keerele, ei pea enam ise midagi filmima. Clarkson Farm jah. Clarkson Farm. Jah. Jaa, me Pärtliga oleme budget life ja Mari-Liis ostab iga päev pitsat endale ilmselt. Jah, eks see Austraalia toit vajab võib-olla harjumist ka, aga kuidas keegi. Meie saime seda 1,5 nädalat elada ja seda elu, et käisid igapäevaselt pitsat ja burgeritega. Meie Mari-Liisi vahe on see, et me jõudsime autot, aga Mari-Liisil on autot ostma. Jah. Tal on autoraha söögi. Tal on autoraha, mille eest mähki osta. Me nüüd jah, kukime iga õhtu ja kõik muu. Aga hea küll, tõmban selle video siin kokku ja vaatame, mis